täna ma siis räägin teile täpsemalt ühest oma väljakutsest, mida ma olen varem maininud oma videotes. Mitte täpselt, aga seekord te saate teada. Niisiis, alates maist ma hakkan tegema lugemisväljakutset. Kuna mul on hästi palju sõbrannasid üle Euroopa, siis ma valisin nende seast välja 7 inimest, 7 riiki seega. Ja küsisin igaühe käest, mis on nende riigi üks põhiilukirjandusteos. Et mida siis kõik no mitte kõik, aga tehniliselt enamik inimesi sellest riigist on lugenud seda, nagu meil on Tõde ja õigus või Mees, kes teadis ussisõnu. Ja, et lihtsalt saada teada rohkem nende riikide kohta, kultuuri kohta, et see teos, ma tahtsingi, et see teos oleks nagu kultuuriliselt või ajalooliselt sellele ühele riigile siis tähtis. Ja need 7 riiki, mis ma valisin, on Rootsi, Iirimaa, Poola, Slovakkia, Prantsusmaa, Hispaania ja Bulgaaria. Siis kokku 7 teost, 1 näidend, 1 luuletuste kogu ja ülejäänud 5 on siis romaanid. Ja 7 riiki, 7 kuud. Meil tehakse remonti kuskil. Sorry. 7 kuud, 7 riiki, 7 teost. Seega ma otsustangi iga kuu lugeda 1 teose ja ma teen sellest ka siis videokokkuvõtte, kus ma siis räägin, et mis raamatuga on tegu, kus see pärit on, miks seda võiks lugeda, kas mul meeldis see üldse. Seega ühtlasi ma panen kõik oma lugemised Goodreadsi ülesse. Kui te veel ei tea, siis goodreads.com, tehke endale sinna kasutaja või saate Facebookiga sisse logida, saate sinna panna kõik raamatud, mida te üldse lugenud olete, saate neid hinnata, saate panna märkida ära raamatud, mida te tahate lugeda, mida te parasjagu loete, mitmendal leheküljel te olete, saate kirjutada kommentaare, sisututvustusi ja see on üldse üks ülimalt hea lehekülg minu meelest, kust leida inspiratsiooni või üldse, et millised raamatud järgmisel lugeda. Ja kuna praegu juba ongi maikuu, ehk siis mu esimene raamat on Jan Guillou, ma ei tea, ma ei mäleta, kuidas seda hääldati. Jan Guillou, kes on rootsi kirjanik ja tema teos Kurjus. See oli meil ka tegelikult vist põhikoolis mingi hetk kohustuslik kirjandus, nii et võib-olla mõned on seda juba lugenud. Mina ei ole ja ma olen väga põnevil. See on siis esimene raamat ja varsti kuu lõpus tuleb kokkuvõte. Ja kõik raamatud, mida ma lugema hakkan, on siis ka all kirjelduses olemas, et kui te olete huvitatud. Kui teil on natukenegi aega, siis tegelikult lugemiseks leiab alati aega. 10 minutit enne magaminekut, ärge scrollige Facebooki, lugege 10 lehte raamatut, 5 lehte, natukenegi 1 leht on ka okei. Seekord jälle minu poolt kõik ja näeme varsti.